Mida leidis temas Valtraud, ei ole just raske ära arvata. Peale toapoiste ja sulaste ei puutunud ta ju nooremate meestega peaaegu üldse kokku. Julius Augustil ei olnud kombeks enese poolt väga tihti koosviibimisi korraldada ning kui ta koos naisega ka ise pidi mõne sotsiaalselt vältimatu külaskäigu ette võtma, siis jäi Valtraud ju alati koju ka siis, kui isegi Otto mõnikord kaasa võeti. Pealegi, nagu öeldud, hoolitses Mair piinliku täpsusega oma välimuse eest, oli kirglik ja innukas vestluskaaslane ning jagas põhijoontes ka neid ideaale, mis Valtraudi tema isast eristasid ja kasuemaga ühendasid. Seda valusam, ütleme etteruttavalt, oli tema pettumus, kui ilmnes, et Mair on igapäevaste asjade korraldamisest täiesti abitu, viimseski üksikasjas sõltuv ümbrusest, mida ta pole suuteline isegi vähimalgi määral mõjutama. Võib-olla mängis oma rolli ka see, et kuigi Mair tegi temast juba enne Undiverest põgenemist oma naise tähistaeva ja igaviku ees, polnud tal erilist huvi teha seda ka Jumala, riigi ja inimeste ees. Valtraud oletas põhjendatult, et suhteliselt tagasihoidliku vaevatasu abiga oleks ikka võimalik leida vaimulik, kes selle pisikese asja ametlikult ära õiendab. Aga kas polnud Mairil tõepoolest sellist kavatsust või ulatus tema abitus nii kaugele, et sellega lihtsalt hakkama ei saanud, igatahes jäi see toiming sooritamata selle päevani, kuni Valtraud oma armsama ühel hommikul teeäärsesse võõraste majja magama jättis ning oma pisikese kompsuga vastassuunas siirduvasse postitõlda kobis, ise pisarais, sest nagu tema asjadest aru sai, oli ka Mairil ilma temata tegelikult parem. Meil ei ole seda stseeni väga keeruline ette kujutada, ehkki tuba, kus see aset pidi leidma, on ümberehituse käigus kadunud. Aga sellegipoolest. Vihast pahisev Julius August kõnnib mööda lühikest, vaevalt 4-5 meetrilist lõiku edasi-tagasi, samas kui Jasmine Christiane istub diivanil ning teeskleb, nagu loeks näiteks mõnda neist Madame de Scuderie romaanidest, mille säilinud eksemplaride tiitellehtedele ta on kunagi hoogsa käega kirjutanud oma nime. Otto, kelle kohalolekut kumbki just kui tähele ei pane, istub vaikselt nurgas ning laseb toimuval vastu tahtmist jäädvustuda oma mällu. No ja mida me siis nüüd tegema peame, küsib Julius August lõpuks seisma jäädes. Ütle mida? See küsimus ei väljenda mõistagi soovi, et abikaasa talle nõu annaks. Ei, ainult vihjet, kes see oli, kelle liiga paindlik suhtumine selles majas lubatusse ja keelatusse on kujunenud olukorra põhjuseks. Tegema, imestab Jasmine Christiane. Miks me peaksime midagi tegema? Kuidagi tuleb meil endalt ju maha pesta see häbi, ütleb Julius August ning jätkab mööda tuba edasi-tagasi sammumist. Häbi. Jasmine Christiane paneb raamatu käest. Las ma seletan sulle, mis on häbi. Ma ei vaja mingit, Julius August katkestab oma lause ise poolelt sõnalt. Kuidas ma nüüd naabritele veel silma vaatan? Mis tunne peab mul olema, kui mõni neist astub üle mu maja läve? Meie nimi, von Dodekeride suguvõsan nimi, ei kõla enam endiselt, kas sa aru ei saa? Aga vahepeal on Jasmine Christiane tõusnud diivanilt püsti, astunud talle ligi ja võtnud kinni tema õlgadest. Ta räägib vaikselt, siiski mitte nii vaikselt, et Otto ei kuuleks ja nagu väikese lapsega. Häbi on siis, kui sa küll mõistad, et oled teinud vea, aga jonn sunnib hoidma sind sellest kinni. Häbi on siis, kui sinu pingutus teha ligimestele head on neid hoopis vigastanud, aga sa ei suuda leida endas jõudu neile öelda, kui kahju sul on. Häbi on siis, kui sa oled hetkeks lubanud kiusatuse lähmastada oma mõistuse ning korraga tajud, et sa ehk isegi suudaksid nüüd ennast peatada, aga ei taha. See on häbi. Ja kuni sa pole seda tundnud, on sul veel pikk tee käia. Aga mida mõtlevad sinust mingid tillukesed kõveraks painutatud inimesed kuskil vanajumala selja taga, kes ei saa teisiti, kui peavad mõõtma kogu maailma oma tillukeste kõveraks painutatud mõõdupuudega? Kui see sind tõesti huvitab, siis see on ka tegelikult häbi. Ta laseb mehe õlad lahti ning läheb aeglaselt oma kohale tagasi. Korraga langeb tema pilk Ottole. Ja sina, ütleb ta, jäta see ka endale meelde.